Tere head YouTube'i vaatajad ja Kakuraadio kuulajad. Kõigepealt soovin teile ilusat 3. advinti. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks külaliseks on Narva volikogu liige ja eesti keele õpetaja täiskasvanutele Mihhail Stalnuhhin. Tere! Tere, Toomas! No, on juhtunud niimoodi, et Jaan Toots, kes on teil seal tööle võetud, linnapeaks korraldab nüüd mis koalitsiooni ümberketramist või mis seal juhtub? Toomas, no ausõna, ma ei saa aru seda suurt huvi härra Tootsi vastu. Minu silmis ta on üsna tavaline, meie ajal konformist ja parteibürokraat ja ta teeb seda, mida ta peab tegema selles kahes rollis. Aga kui sina juba huvi selle härra vastu tunned, siis ma pean sulle ütlema, et mõni aeg tagasi, 30. novembril, kui hääletati umbusaldamist linna peale, ta võttis sõna ja esines ühe kõnega. Ja selles kõnes oli 8 väidet, mis kõik väga huvitavad. Tahad sellest kuulata või? Ja ikka mitte mina, vaid need YouTube'i ja Kakuraadio kuulajad kindlasti. No kes meid YouTube'is kuulab, ma kujutan ette väga nõrgalt, aga sind ma tean ju juba palju aastaid, eks ju. Okei, see kõne muuseas on YouTube'is olemas, soovijad võivad ise seda üle kontrollida, leiavad kergesti, seal on volikogu istungi salvestus, lihtsalt on vaja valida 30. november 2024 Narva volikogu istung. YouTube'i otsingusüsteemis peaks kohe selle välja andma. Seal oli nii, et härra Toots alustas sellest, et teatas, et ta on üks vana iseseisvuse eest võitleja. No minu jaoks iseseisvuse eest võitleja on näiteks Enn Tarto, eks ju. Sa tunned seda meest, tundsid? Temast veel võib kui võitlejast rääkida, aga härra Tootsi suhtes tekib mingi imelik tunne, et vaatasin Wikipeediast, mida seal temast räägitakse. Kuule, ta teenis miilitsas. Kas kõik, kes miilitsas teenisid 80-ndate lõpus, olid vabaduse eest võitlejad või? Mind huvitab sinu seisukoht praegu. No ma ei oska öelda, sest ma ei tunne ühtegi, kes oleks võidelnud. Huvitav küll. Aga nojah, see väide jäägu siis tema südametunnistusele, aga siis ta hakkas rääkima sellest, et ta on linnapeana töötanud 1 aasta ja 3 kuud, -3 päeva. Ja mida ta siis kõike on saavutanud. Ja ma pean sulle ette lugema, ma siin vahepeal hakkan paberilehti siin nihutama. Tsitaat. Minu ametisse astumisel oli tõenäoliselt Narva ainus Eesti linn, kuhu taas iseseisvumise ajal pole ehitatud mitte ühtegi täitsa uut korterelamut. Kas kõlas hästi? No ma ei usu seda, aga kui ta ütles, siis oli see tema ütlemine. No kõlab minu arvates veidi imelikult ja suvaline inimene peaks mitte uskuma, aga seda asja kontrollima. Ja esimene küsimus tekiks tal, kui ta kuuleks seda, et 89. aastal elas Narvas üle 75 000 inimese, 75 000 ja praegu elab 53 000 inimest. See tähendab, et 22 000 elanikkonnast on kuskile kadunud. Nad elavad üle maailma
nendest kohtumistest endiste narvakatega ma võiks pikalt ja ma arvan, et huvitavalt rääkida, aga see ei ole praegu teemaks. Tähendab, küsimus on see, et 1/3 linna elamufondist on selle ajaga praktiliselt vabanenud. Millistest elamutest saab juttu olla? Ma olen sinu kandis aastate jooksul mitu korda käinud, ükskord läksime abikaasaga suvel ühte suvelaagrisse, ma pidin seal loengut pidama. Seal olid koos koolilapsed ja tudengid, vanemad klassid ja üliõpilased. Pigem vastasin küsimustele, kõik, mis neid huvitas, tuli jutuks. Aga siis, kui me sinna sõitsime, see oli seal kuskil Otepää kandis, me sõitsime läbi mitmest külast. Ja igas külas oli maju, kus kas seisis silt, mis teatas, et see objekt on müügil või lihtsalt olid aknad kinni pandud niiviisi puulaudadega ja kohe näha, et keegi enam ei ela. Ja küsimus on selles, et kas sellises kohas on vaja ehitada midagi uut, kusjuures korterelamut. Ja näiteks Narvas, kui meil on 1/3 elamisfondist on vabanenud, siis mida teha sellega? Ja samas ma pean ütlema, et Narvas on siiski ehitatud korterelamuid, mina tean vähemalt 3, sest need on minu enda maja piirkonnas, ma näen neid praktiliselt et iga päev. Ja selline tees, et pole midagi ehitatud, aga nüüd vaadake, et ehitatakse. Ja linnapea teatab puhkelt, et ta isegi ostis seal endale ühe uue korteri. Küsimus ongi selles, et kas see tõmbab välja vale mõõtu või see on veidi parandatud tõde. Mis sa arvad? Mina kuulan sind ja mõtlen, et kui mind valitakse linnapeaks, siis ma ei hakka seletama, mida ma kõik teinud olen ja ei kisu oma rinda paljaks, vaid hakkan arutama, mida saan ma teha selle linna kodanike heaks ja küsin nende käest, millised on nende arvamused. Asi on selles, et selle objekti puhul, mille ümber ehitamine ja selle koha ära kasutamine ühel või teisel eesmärgil, see algas tegelikult 17, umbes 18 aastat tagasi. Ja see protsess jäi stoppama pronksiöö tõttu, seal investor kadus alt ära ja kuidagi õnnestus seal leida keegi, kes otsustas, et Narvas on piisavalt rikkaid inimesi, kes ostavad seal siiski kortereid. Narvas tavaliselt meil on Toomas niiviisi, et kui inimene saab selle võimaluse midagi endale ehitada või osta uue korteri, siis tavaliselt meil Narvas on miskipärast selline suund, et see ost teha Narva-Jõesus. Et vaikne, rahulik, mere ääres asuv linnake ja miks ka mitte. Nii et vale selle kohta, et midagi pole ehitatud ja selline täitsa avameelne viide sellele, et vaadake, et mina tulin linnapeaks ja nüüd midagi ehitakse. See on selle arvestusega, et inimesed ei tea, kui kaua toimuvad igasugu läbirääkimised, detailplaneeringud, projektide kinnitamised ja kõik muud asjad. Selliseid väiteid on ta esitanud 8 ja kõik, mis puudutab näiteks soojuse hinnaga
eks ju, soojuse hind sõltub tegelikult Eesti energiapoliitikast. Ja kogu see jutt, et 2 kuud ja 2 nädalat, nüüd ma praegu tsiteerin härra Tootsi, pidasin 2 kuud ja 2 nädalat nõupidamisi arutades Eesti Energia valitsuse liikmetega ja nendega olid pikad läbirääkimised. Mul on erakordselt hea meel, et eile Eesti Energia teatas, 29. novembril tõesti Eesti Energia teatas, et paneb 3 kuuks tööle 11. ploki ehk tõenäoliselt sooja hind ei muutu. Aga mida on sellel pistmist härra linnapeal, see on arusaamatu. Ma igastahes ei leidnud linnavalitsuse dokumentidest mitte ühtegi, mis tõendaks seda, et kas või mingi osa sellest kuulub talle. Ja ütleme, sama hästi ta võinuks öelda, et meil oli erakordselt soe november ja teatada sellest, et ta selles küsimuses oskas kokku leppida issandaga, mis saatis meile siis nii toredad ilmad novembris. Ja kõik need väited näitavad, et ma mingil juhul, mul pole mingit huvi härra Tootsi vastu. Ma isegi ei saa teda valevorstiks nimetada, ütleme, kas saab eesti keeles öelda valevorstike? See kõlab paremini. Aga tead, mis on, Mihhail, et tõmbame siit joone alla sellele küsimusele ja mul on pilt selge, aga ma tahan küsida, mida ta taotleb uue koalitsiooni loomisega? Võimu. Ainus eesmärk, mis praegu on minu endisel erakonnal siin Narvas, on võimu säilitamine. Nii või teisiti on vaja kas osta või survestada volikogu liikmed piisavas koguses, et saaks näidata, et Keskerakonnal on veel mingi kant, kus ta võimul on suur, tõsine, 3. suuruselt linn Eestis ja seda nad teevad. Muud mitte midagi. Ütleme, et võtad võimu küll, aga kui sa ei oska selle võimuga midagi peale hakata, siis järgmise aasta sügisel on valimised ja siis on, nagu öeldakse, poliitikutele korralik palgapäev või malgapäev. Sa saad õigesti aru, et see on selline omaette ettevalmistus valimisteks, aga ma arvan, et selles mõttes ei erine Narva linn mitte ühestki linnast Eestis. Igal pool toimub üks ja sama. Need poliitikud, kes on võimul, üritavad kogu kohaliku omavalitsuse ressurssi kasutada kas neutraalselt või niiviisi, et see oleks neile poliitiliselt kasulik. Ma küll ei näe, kus siin mingit kasu võib leida, aga nii või teisiti, ma ütleks, et need protsessid, mis Narvas toimuvad, need ei peaks kedagi hämmastama. See on täitsa tavaline asi. Aga ütle mulle, kas sina järgmise aasta kohalike omavalitsuse valimistel kandideerid ja valimisnimekirjaga, nagu ma aru saan? Jah, mul praktiliselt pole siin midagi peale hakata sellega, et ma lihtsalt pean kandideerima, sest minu linnas on tuhandeid inimesi, kes mind usuvad ja loodavad, et vaatamata vanusele, vaatamata tervisele, sellega seotud probleemidele, ma siiski vähemalt veel üks kord võtan selle liidri rolli, seepärast on juba laialt läinud see info, et tuleb Mihhail Stalnuhhini
rahva nimekiri, valimisliit ja ma arvan, et see on üks neid asju, mis tegid nii aktiivseks need Keskerakonna funktsionäärid siin koha peal. Nii linnapea kui endine fraktsiooni juht, praegune Riigikogu liige. Kurb on, et kui mees on erakonnas, mina tunnen sind väga pikalt ja tean, kes sa tegelikult oled. Lihtsalt lahmitakse ja visatakse meest erakonnast välja, on närune tegevus ja nüüd on see mees ise ka kadunud. Edistab kuskil Brüsselis. Kuule, mind ei pane imestama mitte ükski asi. Jaan Toots on see mees, kes veel hommikul 6. septembril 2022 rääkis mulle seda, et erakonna juhatuses ta kindlasti toetab mind ja mitte mingil juhul ei lase minu erakonnast välja viskamist, et see toimuks. Ja samal päeval ta hääletas selle poolt, et minu töölt siis vabaks lasta erakonnast. Nii et kui juba oled selliseid asju üle elanud, siis kõik ülejäänud enam sind imestama ei pane. See, et väänab fakte, kirjutab endale teiste inimeste saavutusi. No, see on tavaline asi tegelikult. Nii et see imestama ei pane. Ja kui imestama ei pane, no millest siin kurvastada? Igal pool on üks ja sama. Edul on väga palju isasid, aga kaotus on täitsa üksi. Seal sa ei leia mitte kedagi, kes tunnistaks, et tema on milleski süüdi. Kahjuks see nii on. Aga lõpetame selle Tootsi teema ja ma loodan sinule mehe meelele ja selgele silmavaatele ja jõulisele tegevusele, et sul läheb järgmise aasta hästi. Aga nüüd lähme teise päevakorrapunkti ja ma teen siin väikese sellise jutu, et aru saada, millest meil jutt tuleb. Esimene Alma kaevandus alustas Eestis tegevust 1921 Eesti Vabariigi ajal Kukrusel ja 1938. aastal hakati juba põlevkivist bensiini tootma. Esimene Alma kaevandus alustas tegevust 1920 Kukrusel ja tootma hakati põlevkivi siis sel aastal ja põlevkivi oli juba järgmine aasta 1921. 1938 alustati bensiini tootmist ja nii see käis, kuni algas sõda ja peale sõda algas siis uuesti põlevkivi kaevandamine ja siin oli nüüd suured mahud võeti ette ja siin tuli järgmine probleem, ei jätku töökäsi. Eestlased, kes siin tahtsid omal maal peremehed olla, ei tahtnud osaleda põlevkivi kaevandamisel sügaval maa sees, must töö, nägu tahma täis, pluss veel hirm ka, äkki saad mõne tükiga pähe ja pikad päevad ja sellest tulenevalt siis võttis tookord Eesti Kommunistlik Partei büroo vastu otsuse, et ehitada sinna maju ja tuua Venemaalt ehk tol ajal Nõukogude Liidust siia inimesi tööle, mis olid venekeelsed. Ja sellest ajast see asi ongi, aga ma nüüd loen, mis siit ma võtsin, et põlevkivitööstus on üks Eesti mõjukamatest tööstusharudest, mis on tähtis nii riigi energeetika põhivarustajana kui ka otsene ja kaudne tööandja, eriti Virumaal. Põlevkivi kasutatakse eelkõige elektri tootmisest, kuid sellest valmistatakse ka põlevkiviõli, nagu juba omal ajal alustati, ja keemiatooteid. Põlevkivitööstus annab umbes 4% Eesti sisemajanduse kogutoodangust ja 2012. aastal töötas Eesti põlevkivitööstuses 6500 inimest ehk 1% kogu tööjõust. Eestis asub 2 maailma suurimat põlevkivijaama ja kohaliku põlevkivitööstuse suurimate ettevõtte seas on täna AS Enefit.
kus siis ja tema tütarettevõtted ja ma tahan siis nüüd lugeda seda, et kasutati põlevkivi ka 2012 elektri tootmises 70% kaevandatud põlevkivist. Nüüd ma tahan siis küsida sinu käest. Esimese küsin, milline seis on täna 12 aastat hiljem, siis saame jälle edasi minna. Kõik, mis sa praegu ette kandsid, see kõik muidugi vastab tõele ja kunagi see nii oli. Aga praegu me oleme sellises arenguetapis, kus on ette nähtud selgelt põlevkivitööstuse lõpetamine. Ja nagu sa aru saad, Toomas, siis siia väga ilusasti sobib tsitaat näiteks Šveigist, et vaid tolla edasi teenida. Nii et põlevkivivarud on, neid saaks kasutada ja töötaksid edasi need samad inimesed, kes kunagi valisid selle tööstuse omale elutööks, aga neil lihtsalt hakkab juba puuduma see võimalus lihtsalt. See pannakse kinni. Jäetakse ainult mingi põlevkiviõlitööstus, midagi keemia jaoks, eks ju, ja energiat ega soojust enam sellest põlevkivist me ei saa. Ma pean sulle ütlema, Toomas, et see oli rahva valik. Ja siin ei saa mitte midagi teha. Jah, ma saan aru, et mitte keegi ei korraldanud referendumit, et mida me teeme põlevkivitööstusega, mitte keegi ei selgitanud, mida tähendab see ühtses Euroopa energiaringis olemine ja milliste hindadega see kõik lõpeb. Aga sellegi poolest rahvas omal ajal valis inimesed, kes võtsid vastu selle suuna, mis surus peale Euroopa Liit. Ja meil pole sellega praegu enam mitte midagi teha. Elektrijaamad varem või hiljem lõpetavad täielikult oma töö. Ma ei mäleta, mis seal oli, 2030 või 35. Samal ajal lõpeb korralik põlevkivitööstus, kaevandused tõenäoliselt lõpetavad oma töö. Kui praegu on juttu mingist uuest põlevkivikaevandusest, siis tegemist on üsna riskantse asjaga. Ja väga kalli toodanguga, mis seisab seal lõpus, aga au inimestele, kes vähemalt sellega tegelevad. Nii et olukord on kehva ja neid inimesi, kes ei tea, kuidas edasi elada ja mida teha, neid on tuhandeid ja tuhandeid. Hakata nüüd rääkima, et maht oli selline eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal oli vaat selline ja millised tendentsid on ja nii edasi. Mis mõtet on praegu, Toomas, auga, mis mõtet on sellest rääkida, kui me teame, mille poole kogu see protsess läheb? See, et inimene, kes on surivoodis, saab mingi uue ravimi, mis pikendab tema elu 1-2 päevaks, mis see muudab tegelikult? Sureb ta 1 või 2 päeva hiljem. Ta sureb nagunii, sest ta on selleks juba määratud. Ja põlevkivitööstus koos energeetikaga on ka välja suremisele määratud. Ja seda on vaja võtta kui juba olevat objektiivset fakti. Ja mitte keegi ei tahtnud, omal ajal tähendab olid sellised, mäletad, kui Laari valitsus tegi ükskord sellise proovi, nad tahtsid müüa meie elektrijaamad ühele Ühendriikide riiulifirmale. Nimetuseks oli Energy. Mäletad seda?
Ja siis me osalesin selle streigi organiseerimisel. Ja siis me võtsime kokku ja kogusime mälu järgi 220 000 selle asja vastu. Keskerakond sai kogutud mingi 150 000 ja Rahvaliit umbes 70 000. Ja kõik need allkirjad läksid Riigikogusse ja rahvas näitas oma soovi ja tahet ja see müük, kogu see tehing lõpetati ja seal pärast juba selgus, et selle taga oli tõesti ainult mingi riiulifirma, millel ei olnud endal ühtegi energeetikaga seotud objekti. Aga see oli kunagi ammu, siis kui inimesed veel uskusid seda, et nende soov ja nende energia ja tahe võivad midagi muuta. Aga pärast see tahe kuskile kadus. Ma võin muidugi oma versioone esitada, aga jällegi see ajab liiga pikaks meie jutu. Tähendab, praegu need, kes tegutsevad ja kes pikalt ette ja väga targalt, mitte niiviisi, et nagu oli selle müügitehinguga, ütled otseselt välja, et tahad maha müüa selleks, et tükkideks lõhkuda ja eraldi tükkidena maha müüa ja keegi saab kasumit, aga see ei ole see riik, kus see objekt tasub. No siis jah, aga tehti lihtsalt palju kavalamal moel. Hakati rääkima igasugustest probleemidest, saastest ja nii edasi ja nii edasi. Tähendab, imelikul kombel on nii, et kõik need suurimad keskkonna rikkujad, need on need riigid, mis ei võta enda peale mitte mingeid kohustusi. No ma mõtlen seda mingi Jaapani nimega protokoll, millel pole ei Hiina ega Ühendriikide allkirja. Kyoto vist. Jah, et no kuule, mis meil on praegu mõtet rääkida, hakkame veel nutma teine teisele, see aeg on ammu möödas. Otsus on vastu võetud ja tuletan veel kord meelde, vait olla, edasi teenida, see on see, mille me võime oma loosungiks praegu võtta, kui me suretame välja kogu oma energeetika ja see tähendab, et ka tööstuse. Umbes nii on sellega lood ja ma ei tea, mida siia veel lisada saab. Ma küsin su käest, et palju neid omal ajal neid kaevandusi üldse oli, kas oli üle 10 vist. Mina ei ole neid lugenud, aga kas sa tead? Ajaloo jooksul on neid ikka olemas selliseid, mis avati ja pärast pandi kinni ja nii edasi. No, tegelikult selliseid suuri objekte, tõeliselt suuri, neid on mingi 6 või 7. 6 või 7 kaevandust. Sellest nimekirjast jäävad välja muidugi sellised väiksemad, millest kunagi midagi algas, aga neid on olnud. Ja kaevanduses töötas omal ajal, see oli üks suurimaid tööandjaid, circa 20 000 inimest. Me siin peame meeles, et sellega on seotud kõik need logistilised liinid, kõik, mis puudutab teenindusfirmasid, mis selle protsessi juures on ja nii edasi. Vähemalt 20 000, aga Ma mõtlen sellest, et näiteks 2012 siis elektri tootmiseks kasutati põlevkivi ja need jaamad tootsid meile 70% elektrit. Ja milleks oli seda vaja kõik ära lõhkuda? Sa juba natuke mainisid. Poolas näiteks töötavad kivisööl olevad elektrijaamad edasi ja keegi ei ütle neile midagi.
Toomas, on olemas selliseid riike, kus riike juhatavad mehed, kellel on munad. Ja on olemas selliseid riike, kus neid juhatavatel inimestel neid mune ei ole, kuigi peaksid olema. Ja tee, mis tahad. Üks inimene kaitseb oma riigi huvisid, teine mõtleb ainult sellele, et kui ta näitab lojaalsust Euroliidu ametnikele, siis tema võetakse ka kampa ja ta teeb oma karjääri edukalt edasi. Neid inimesi on väga vähe, see on mingi 100% neist, kes siin elavad. Aga nemad oskavad, neid on vähem, drastiliselt vähem. Aga nad on piisavalt targad ja energilised selleks, et kõiki ülejäänuid survestada ja panna fakti ette. No, see on meie elu viimase 20 aasta jooksul. Me kogu aeg käitume kui kurat. No mul ei ole tsensuurseid võrreldusi selleks, et rääkida sellest. No kuule, aasta 2007 Andrus Ansip esimest korda kuulutab välja, et meil ei ole vaja Vene transiiti. Tähendab, te istute selle sama toru otsas, mille kaudu, no piltlikult öeldes, jookseb ühele ja teisele poole raha ja teil on võimalik lihtsalt koha peal istudes, lihtsalt seda protsessi mitte segades, teenida suurt raha. Te ütlete ei, me rohkem seda ei taha. Miks? Ja siis tulevad mingid segased selgitused, kus mingit loogikat ei ole. No tähendab majanduslikku loogikat, sotsiaalset loogikat ei ole. Ja meie kuulame ja mõtleme, sa kurat. Äkki ongi niiviisi. Ja nõustume sellega. Ma räägin praegu nendest inimestest, kellest sõltub, kas sellised otsused võetakse vastu või ei võeta. Ja nendeks on umbes 900 000 valimisõigusega inimest siin samas Eestis. Ja me teeme ise selle valiku, no mida siin veel lisada? Mis mõtet on võrrelda praegust olukorraga 2012. aastal? Sa räägid 70%, aga ma tuletan sulle meelde, et kunagi 89. aastal 100% sellest elektrist, mida kasutas ära Eesti, oli toodetud Eesti territooriumis, see tähendab, see oli täielik energeetiline sõltumatus. Ja nüüd ma kuulsin eile, et tuulepargid ja päikesepargid, mida rajatakse siia kalli raha siia püsti, me oleme sellest juba rääkinud, mitte sinuga, aga teiste meestega. Nüüd neid ei saa teha, sellepärast, et ei näe vaenlast, kus vaenlane on. Tuulikud vehivad seal ja võtavad pildi ära. Ja nüüd ei ole meil enam põlevkivi ka millest, või põlevkivi on, aga pole enam neid tehaseid, põlevkivi tootmisettevõtteid, kes seda põlevkivi uuesti elektriks toodaks. Toomas, on olemas üks väga tore mõte, millega ma olen 100% nõus, et kui sa ei saa aru, et mis see tegelikult toimub, siis küsimus on rahas. See lihtsalt tähendab, et kuskil keegi tahab kasutada mingit uut moodust selleks, et raha teenida. Ja raha teenida on väga ainus seaduslik võimalus on, tegelikult on veel igasugu need loteriid, eks ju, aga seal on väga väike tõenäosus, et seal võita, aga on vaja välja mõelda mingi võimalus seda raha võtta oma naabri, oma
kauge sugulase, oma koolivenna taskust ja inimesed mõtlevad välja neid mooduseid, kuidas seda saab teha. Ja see tuuleenergia ja päikeseenergia, no meie oludes see on üks selline võimalus rahulikult teha oma ümbruskonna taskut tühjaks. Ja kui keegi sellest veel aru ei saa ja mõtleb, et see on tõesti mingi ökoloogia eesmärkidega asi, siis ta minu arvates, no jummal küll, ta ei saa elust mitte midagi aru. Ja tuulepargid, no tekivad lihtsalt sellepärast, et nad on määratud teatud tulu saamiseks ja see tulu on neil, no kuidas nüüd öelda, see on ette kirjutatud. Mitte keegi ei varja seda, et elektri hind, kui see oleks toodetud põlevkivist ja kui poleks neid lolle igasugu CO2 maksusid, et see oleks palju odavam kui see, mis tuleb tuulest ja päikesest. Aga seda tehakse. Ja, ja keegi teenib selle pealt. Ja ma arvan, et väga huvitav oleks vaadata, tavaliselt need asjad ronivad välja kuskil 30-40 aasta pärast, et kuhu need dividendid on läinud, kelle taskutesse jäänud, mitu ilusat sellist lossidest koosnevat linna on ehitatud Hispaaniasse või Itaaliasse ja nii edasi ja nii edasi. Praegu sellest midagi teada ei saa. Meie lapselapsed võib-olla kuulevad seda infot, mida neile hakatakse rääkima sellest, et kuidas keegi röövis paljaks oma riigi, viis selle raha välja, kuskil ehitas endale lossi ja neid, kes seda tegid, oli sadu ja sadu. Ja ma ei tea, sa oskad niiviisi küsida, et mul pigem tekivad mingid emotsioonid, kui soov seda rahulikult arutada. Sa juba vabanda, Toomas, eks ju, aga noh. Anna minna. Selleks ongi see saade Kagu, Toomas Pauri autorisaade Kagu raadios, kus inimene saab rääkida seda, mis tal keelel ja meelel ja toob tõe välja ja tõesti on kurb, et meil on nii palju põlevkivi ja nagu sa väitsid, 1908. aastal 100% saime kogu elektrienergia, milline tööstus siin oli. Ja nüüd, ma ei tea, kui palju nüüd saab, aga 2012 oli see 70%. Et mingid CO-d ja mis asjad siin kõik välja tulevad, mida me peame kaitsma. Ameeriklast vilistavad selle peale hiinlased, aga meie koogutame, ma ei tea ka kuhu pole. Ma olen seda teesi juba mitu korda vestluses sinuga üles tõstnud, see oli juba täna, see oli eelmine kord, kui me alustasime. Veel üks asi, kas Euroopa Komisjoni sinna, kus on 300-400 000 eurot aastas palk, kas sinna sattuvad need inimesed, kes on parimad spetsialistid ühes või teises valdkonnas või sinna tuuakse sisse kedagi hoopis teistel põhjustel. Ja me võime kindlad olla, et see, et keegi on hea spetsialist või valdab oma teemat, eks ju, see ei tähenda mitte midagi. Seal peab olema väga kuulekas ja seal peab olema inimene nõus suvalist rumalust oma enda rahvale seal hulgas pähe määrima. Vaata, hiljuti tegin vene keeles ühe saate, mind väga rõõmustas üks Eurokomisjoni nõunik, kes oli terve suure ameti peadirektor, neil on selline organisatsioon, mis tegeleb sisekorruptsiooniga, kujutad ette. Ja äkki avastati, et ta raiskab tohutut raha loteriipiletite ostmisele.
ja versioon oli selline, et mees saab altkäemaksu ja selleks, et legaliseerida selle raha, kunagi ta oli oma riigis, Belgias oli riikliku loterii, organisatsiooni, mis tegeleb loterii tegemisega, oli selle direktor ja tal oli tõenäoliselt palju häid tuttavaid selles säilinud. Ta lihtsalt ostis kokku neid pileteid ja pärast legaliseeris oma raha selle kaudu, et sai need võidud kätte, kujutad ette. Minu arvates see on üks suurimaid lollusi, mida võib nii kõrge ametnik teha, aga vaata, sa tegi. Ja seal minu arvates, kui ma praegu vaatan, kes seal on ja mida nad räägivad, ja nad ju vägisi viivad meid sõtta. Mul on selline tunne, et nad tahavad lihtsalt meist kõigist lahti saada. Ja mida sa sellistest inimestest tahad? Millist positiivi sa loodad sealt saada? Minu arvates siin pole lootust mitte mingitki. Muuseas, kas sa oled näinud seda, kuidas üks Ameerika ülikool, üks vanadest kõrgkoolidest, mis seal on, nad tegid sellise ennustuse, kuidas hakkab arenema see tuumasõja stsenaarium. Oled näinud seda nimetakse simulatsiooniks. No mina vaatasin mitu korda, sest seal oli mulle tundus mingi hetk, et Eesti võib kuskile äärele jääda, eks ju, et Eesti, mis meil ikka siin meil veel neid aatompomme ega rakette territooriumil ei ole, keda me saame huvitada. Aga seal oli tegelikult hävitatud kogu Euroopa ja kogu Ameerika. Aafrika ja Lõuna-Ameerika, Põhja-Ameerika. Aafrika ja Lõuna-Ameerika jäi ta alles terveks, aga need kaks regiooni olid täielikult hävitatud, pluss Aasia veel. Nii et kõik teavad, kuhu poole me liigume, juba mingid teadlased juba teevad tõsiseid prognoose, kuidas see häving hakkab toimuma ja nagunii minnakse sinna poole vägisi. Meid lihtsalt aetakse sinna surma poole. Ja mida sa sellistelt inimestelt, kes ei hooli, kas sa elad või mitte, mida sa tahad siis majanduses? Et ta hakkab mõtlema sellele, et sul oleks normaalne palk, et sa saaksid endale lubada korralikku sööki, mitte neid ussikesi ja tarakane, mida praegu näiteks Prantsusmaal otseselt koolides juba viiakse läbi neid tunde, kus õpetakse neid sööma. Jummal küll. Nii et mis siin ikka? Vait olla ja edasi teenida, see peab olema praegu iga riigil loosung. Teile öeldakse Eurokomisjonist, mida te peate tegema. Vaata Saksamaad. Autotööstus, keemiatööstus, energeetika, kõik on tagumikus. Ühel lihtsalt põhjusel. Eurokomisjon tahtis seda ja ta sai seda. Nii et mis siin meie energeetikast ja põlevkivist rääkida? Ma mõtlen, kui vaadata kõiki neid inimesi, normaalse inimese välimusega, aga seal peal vist puhub tuul. Kuna kui sa tahad teisi ära tappa, siis sa sured ka ära tänase päeva atompommide võimalusel. Nii et ma küsiks selle põlevkivi teema lõpetuseks, kas see tsemendi teha või tsemendi tootmine veel toimub? Minu teada küll. Meil on endiselt ehitusobjektid ju olemas. Mäletad, mingi paar aastat tagasi räägiti sellest, et Eestil on vaja leida raha ja ehitada punkrid piiridele. Oli, mäletad?
Ja ma küll pole kuulnud sellest, et millega see programm lõppes, aga tõenäoliselt on raha eraldatud ja keegi seda tsementi ikka leiab, kuidas kasutada. Aga no peab ju midagi töötama. selge, seega üks asi vähemalt. Ma tahan küsida selle põlevkivi teema lõpetuseks, et miks on hakatud Eesti riigis neid tublisid mehi, naisi, kes seal kaevandustes ja muudes elusfäärides töötavad, nimetama probleemseteks venelasteks? Kuule, ma ei tea. Minu arvates on olemas probleemsed venelased, on olemas probleemsed eestlased, on olemas probleemsed grusiinid, probleemsed juudid ja nii edasi. Igas rahvas on probleemseid inimesi olemas. Nii et iga kord, kui keegi selleks nimetab, siis ära küsi minu käest, küsi alguses enda käest, kas sa ise arvad, et nad on tõesti probleemsed. Ja kui sa oled sellega nõus, siis enam küsimusi ei ole, aga kui sa sellega nõus ei ole, siis küsi selle käest, kes seda terminit kasutab. Ma kuulen ümberringi nii palju igasugu rumalat juttu, et kui ma hakkan iga kord igat asja kommenteerima, siis mul eluks üldse aega ei jää. Vaata, kogu meedia ju pasundab seda. No meedia, see on omaette asi ja mina lihtsalt mõnikord võtan kokku ja kommenteerin seda, mis mulle tundub kõige lõbusam. Kasutan ainult ERR-i, muu meedia minu jaoks ei eksisteeri. Võtan ERR-i uudiseid ja mõnikord lihtsalt räägin sellest, mis riigis toimub, mis mulle tundub tähtis või naljakas. Mina nii kaugele, et meediat hakata noomima või kasmatama ma ei lähe. Mul on lihtsalt ükskõik, kas nad on olemas või neid ei ole. Siis ongi mu siit edasi järgmine küsimus, et kuidas avaldad oma arvamust viimase nädala ERR-i uudiste kohta? No viimasel nädalal või veidi varem oli üks uudis, mis mind hämmastas tõsiselt. Kusjuures minu arvates sellele lihtsalt ei pööranud mitte keegi tähelepanu. Sa olid Riigikogus sel ajal, mil seal Riigikogus oli ka Aivar Sõerd. Mäletad sellist meest? Väga hästi. Ma tunnen teda, ta on Võrumaa 5. Tähendab, minu silmis, me mitte kunagi tõenäoliselt selle inimesega ei leia ühist keelt mingites rahvusvahelistes sisepoliitilistes küsimustes ja nii edasi. Ta on reformierakondlane, mina olen lihtsalt üks konkreetne inimene, kes kõike kaalub sellega, mida ta teab ja oskab. Aga Aivar Sõerd on minu silmis üks väljapaistev spetsialist rahanduses. Ja siin ei ole mingit sarkasmi ega ma ei püüa siin nalja lüüa. Ma vaatasin teda aastaid ja aastaid nii olles Riigikogu rahanduskomisjoni realiikmena kui ka esimehena. Ta on väga kõrge taseme profi. Ja tähendab, ta saab aru nendes rahandusega seotud protsessides palju rohkem kui keegi teine, kes Riigikogus on. Minu arvates on nii. Ja nüüd tuleb uudis selle kohta, et Riigikogu võttis vastu järgmise aasta riigieelarve ja Aivar Sõerd ei hääletanud vastuvõtmise ajal. Peab teadma, et riigieelarve on kõige tähtsam riigi dokument, see, mille nimel praktiliselt pool aega töötabki Riigikogu. See määrab ja paneb paika meie elu.
sellest on näha, kuhu poole riik läheb ja mida kavatseb teha ühes või teises olukorras. Ja hääletamine selles küsimuses on kohustuslik nii koalitsiooni liikmetele, nad peavad kõik seda dokumenti toetama, lihtsalt peavad. Ja see on kohustuslik ka opositsiooni liikmetele, sest kuidagi teisiti nad ei saa välja näidata seda, et nad on tõesti selle liini, mida üks või teine valitsuskoalitsioon püüab arendada, et nad on selle vastu ja neil on parimad võimalused, parimad ideed. Ja nüüd Aivar Sõerd, neid oli veel mingi 4 inimest, kes ei võtnud osa hääletamisest, aga mind tõesti hämmastas see, et tema ei vajutanud seda sama rohelist nuppu. Ja kui teda küsiti, siis ta ütles, et riigieelarve on nii segane, iga soovija võib vaadata, ma vaatasin ERR-is ja seal on tema sõnad olemas, et ta ütles midagi selle taolist, et riigieelarve on nii segane, et ei ole võimalik aru saada, kuhu need rahad lähevad ja mida sellega tehakse. Kas sa kujutad ette, Toomas, et üks parimaid spetsialiste Eestis, kes rahandusest teab kõike absoluutselt. Ma olen alati imetlenud seda, kui kergesti ta ühelt teemalt teisele asub ja tal ei teki mingeid probleemi, olgu juttu mingitest riigiobligatsioonidest või krediitidest või ühest või teisest programmist aastate lõikes. Ja see inimene praegu ei häbene öelda ja tal pole midagi häbeneda, sest riigieelarve on tõesti selline, et sellest ei ole midagi võimalik aru saada ja tema sellest ka teatab. Ja äkki on tal julgust mitte hääletada selles küsimuses. Ma ütlen, et see on aastategu tegelikult. Ja mul on väga kahju nendest, kes ei saa aru, mis juhtus. Üks parimaid profe selles valdkonnas, keda üldse sai rahvas saata Riigikokku, ütleb teile selges keeles, et seda riigieelarvet ei ole võimalik toetada sellepärast, et pole mingit selgust sellega, kuhu see raha läheb ja milline on riigi rahanduspoliitika. Ja te ei saa aru, mis juhtus. See oli minu jaoks üks väga selline, ma ütleks, tugev šokk viimase nädala jooksul nendest uudistest, mida ma sealt ERR-ist kätte sain. Nii et ma arvan, et see on vastus sinu küsimusele. Kiidame Aivar Sõerdit ja soovime talle mehisust. Ma arvan, et siin ei ole juttu üldse kas kiitmises või milleski vastupidises. Tegemist on ausa teoga ja ausa sammuga, mida üks tugev profi vaatamata oma erakonna kuuluvusele ja pikaajalisele mingile koostöö kogemusele seal Riigikogus, ta tegi selle sammu. Ja see on lihtsalt selline tegu, mida peaks luubi alla võtma ja uurima, mis seal tegelikult toimub siis. Ja peale seda, et keegi ajakirjanduses siis küsis, et miks vastus ja peale seda on vaikus. Minu teada, ma nii suur spets ei ole nendes lehtedes, võib-olla kuskil on midagi veel selle kohta uuritud. Aga jah, minu jaoks see oli šokeeriv, ma poleks mitte kunagi ootanud Sõerdilt sellist sammu, minu austus talle igastahes. Ma tänan sind, Mihhail, hea ja ausa jutu eest. Ja soovime sulle ilusat jõuluaega ja su perele. Ole tubli ja tänatud. Aitäh ja
kõike head! Ja tänan kõiki YouTube'i vaatajaid ja Kagu Raadio kuulajaid siis nende saadete eest ja me oleme nüüd, nagu te näete, pildis ja hääles ja see võtab natukene aega, et vastupidavust ja küll me saame hakkama. Aitäh ja kena jõuluaega!